tere hommikust, armsad kaasteelised Jeesuses! Lutheri hääl on taas eetris. Tänu Jumalale! Viimastel aastatel on üha sagedamini räägitud, et meil on mitu Eestit. On globaalne ja kohaliku murede Eesti. On edukate ja kõrvaletõugatu Eesti. On traditsiooniliste väärtuste Eesti ja piiride hägustumise Eesti. Ja tõsi, see kõik on nähtav meie ümber. Ent usuteadlasena, kes seisab kristliku traditsiooni vankumatu vundamendi peal, pean ma ütlema, Eesti ei saa jääda mitmeks. Eesti peab saama üheks. Üks ja ainus Eesti, luterlik Eesti, mis valmistub Jeesuse taastulekuks ja Jumala riigi saabumiseks. See ei ole tagasivaade mineviku ihalusesse. See on üleskutse pöördumiseks. Pöördumiseks Issanda poole. Meie esivanemad ehitasid selle maa vabaduse vundamendi Kristuse kivile. Meie rahva haridus, õiglus ja vastutus on kasvanud piibli vaimsest mullast. Kuid täna näeme, kuidas see vundament mureneb, meie hingeline selgroog on murdumisohus. Mitte ainult kirikud ei ole tühjad, vaid hing on tühi. Luterlik eetos, väärikus, tööarmastus, ligimese armastus asendub mugavuse kultusega ja egoistliku enesekehtestamisega. Ent veel ei ole hilja. Kui me usume, et Kristus tuleb tagasi, mitte müüdina, vaid reaalse ajaloolise ja eschatoloogilise tõena, siis peab Eesti olema ärkvel. Jeesuse taastulek ei toimu tühjusesse, vaid tema tuleb otsima neid, kes teda ootavad. Kas Eesti ootab teda? Või oleme oma südamed suunanud uue Jumala, tarbimise ja turvalisuse poole? Me vajame pöördumist. Mitte ainult üksikisikuna, vaid rahvana. Luterlik Eesti ei tähenda riigikirikut, vaid vaimset selgroogu. Tähendab kodu, kus laps kuuleb kodus palvet. Tähendab kogukonda, kus vaene ei ole nähtamatu. Tähendab valitsust, mis kardab Jumalat rohkem kui reitingut. Armsad kaasteelised, meie aus ja võimas Jumal kutsub meid. Kas kuulete? Mina küll kuulen. Jumal ütles just praegu, valmistage mulle tee. Tehkem siis Issandale tee. Sillutame selle meie isapalve ja võimsate koraalidega taevase kuninga auks ja kiituseks. Ja tänuks kõige selle imelise eest, mis meile on osaks saanud ja saab. See ei ole pelk pühapäevane loosung, vaid kutse rahvusele, saada Jumala riigi tööriistaks. Üks rahvas, üks usk, üks juht, meie taevane Isa. Ja üks imeline luterlik Eesti, kes elab selle nimel, et Kristus tuleks. Jumal õnnistagu luterlikku Eestit. Ühte ja ainsat. Aamen.